Vladimir Putini iga-aastane suur majandusfoorum Peterburis muutus täielikuks katastroofiks. Samal ajal kui Kreml püüdis maailmale näidata, et Venemaa majandus on täiesti korras, lendasid Ukraina kaugmaadroonid üle 1000 kilomeetri ja ründasid mereväe arsenali otse tippkohtumise lähedal. Ja isegi ürituse sees tabasid kaamerad Venemaa tippametnikke, kes sõna otseses mõttes anusid ajakirjanikke, et nood lõpetaksid sõja kohta küsimuste esitamise. Aga näete, kõige suurem löök Kremli pehmele jõule toimus juba esimesel päeval. Kohe tippkohtumise avamisel vältis Zelenski meediat ja saatis avaliku rahukirja otse igale riigile maailmas, sealhulgas Venemaale. See haaras täielikult ülemaailmse tähelepanu, pilkas avalikult Putini 26 aasta pikkust võimuhaaret ja tuletas talle jõhkralt meelde, et 73-aastaselt saab tema aeg kiiresti otsa. Kulisside taga valitsevat paanikat on üha raskem varjata. Et takistada Venemaa avalikkusel Peterburi rünnakute kaadrite jagamist, sulges valitsus sihilikult internetiühenduse kogu riigi suuruselt teises linnas. Nii et selles videos võtame me kõik üksikasjalikult lahti. Zelenski üllatuslik rahuettepanek, Krimmi täielik mereline blokaad ja katastroofilised hoiatused, mis nüüd tulevad Putini siseringist. Nagu te teate, on Kremlis toimuva korruptsiooni paljastamine, rindel toimuvad droonirünnakud ja tundlikud rahvusvahelised lekked kindel viis saada YouTube'is nähtavuse mõttes maha surutud. Seetõttu palume teil meid aidata, vajutades allpool meeldib ja tellimisnuppu. Nüüd alustame. Et mõista, miks see foorum oli Putinile nii oluline, peate mõistma, milline mees Vladimir Putin tegelikult on. Sest Vladimir Putin ei taha lihtsalt sõdu võita. Ta tahab võita ka sõja võitmise kuvandi. Ja kui te mõistate, kui palju talle läheb korda pehmejõud, täpsemalt Venemaa pehmejõud ja tema enda pehmejõud, siis kogu see asi, kogu see nädal muutub palju arusaadavamaks. Ja ma ei püüa seda üle tähtsustada. Vladimir Putin on tõesti nagu pehme jõu kimmisideega inimene. Ainsad korrad, kui Vladimir Putin on kogu oma karjääri jooksul kaamera ees inglise keeles rääkinud, olid siis, kui ta isiklikult kutsus maailma tooma taliolümpiamänge Venemaale või 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusi Venemaale või maailmanäitust Venemaale. Ta tahtis, et tähelepanu oleks Venemaal ja selle nimel oli ta valmis loobuma oma ainsast reeglist, mille järgi ta räägib alati ainult vene keeles. Tegelikult isegi selle sõja ajal, näiteks kui ta peab läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, kui ta räägib president Donald Trumpi ja USA delegatsiooniga, ei räägi ta inglise keeles. Ta räägib vene keeles, sest see annab talle eelise. Kuigi ta saab inglise keelest aru, võib ta vastamisega aega võtta või küsimuste väljamõtlemiseks aega võtta. Aga kui ta soovis seda pehmet jõudu, oli ta valmis avalikult kaamera ees inglise keeles rääkima. Ja kui me seda meeles peame, siis tuletame meelde, millest see majandusfoorum tegelikult rääkis. See pidi olema just selline hetk, lihtsalt väiksemas mahus. Ta tahtis, et tähelepanu oleks Venemaal, ta tahtis, et tähelepanu oleks temal endal. See Peterburi majandusfoorum pidi olema nagu Davose koopia, kuna Venemaa Davosele tegelikult ei kutsuta. Ta tahtis luua oma enda asja. Ja tead mis? Kui juhuslik tüüp YouTube'is nagu mina teab seda, siis teab seda kindlasti ka Zelenski. Ja just sellepärast avaldas Zelenski selle tippkohtumise esimesel päeval kirja. Ja see kiri võttis põhimõtteliselt kogu tähelepanu sellelt tippkohtumiselt ja suunas selle Ukrainale. Nüüd, kiri, mida te oma ekraanil näete, saadeti nii Putinile kui ka igale riigile maailmas. Ja loomulikult postitati see ka sotsiaalmeediasse, et ka meiesugused inimesed seda näha saaksid. See on pikk kiri, umbes 4 lehekülge pikk. Ma ei hakka seda tervenisti ette lugema, aga annan teile peamised punktid. Ja ma pean kindlasti teile ette lugema esimesed 2 lõiku, sest see on peaaegu nagu luule. Kuulake nüüd. See kiri on adresseeritud Venemaa Föderatsiooni presidendile, ehk siis Putinile, ja seal on kirjas. Kui te tulite Venemaal võimule rohkem kui 26 aastat tagasi, suhtusid paljud inimesed Ukrainas teisse positiivselt. Nii see oligi, aga see on nüüd minevik. Nüüd peab valdav enamus ukrainlastest positiivseks seda, et meie kaugmaa droonid külastasid teie foorumi avamist Peterburis. Sellest rääkisime eelmises videos. Droonid läbisid rohkem kui 1000 kilomeetri ehk umbes 700 miili pikkuse vahemaa. Nagu te väga hästi teate, ei ole see kaugus meie võimete piir. Teil on juba aimu, millest see päris kiri hakkab rääkima. See ei saa Putinile meeldiv olema. Lubage, ma annan teile lühikokkuvõtte. Ta räägib Putini 26-aastasest võimuajast, kus ta on võitnud kõik valimised. Võite ette kujutada, kuidas Putin seda teeb. Kogu kiri pilkab Putinit korduvalt, kuid selle all olev sõnum on tegelikult väga nutikas. Ja see ei räägi ainult Putinile, vaid ka vene rahvale. Kahjuks, kui ma peaksin kihla vedama, ütleksin, et vene rahvas tõenäoliselt seda ei näe.
ma kahtlen, et nad saavad seda näha Venemaa internetis. See on rangelt kontrollitud. See muutub aeglaselt sisuliselt Hiina suureks tulemüüriks. Ja lisaks sellele ma kahtlen, et Vene meedia sellest räägib, nagu te varsti näete. Sest osa sellest, mida ta ütleb, ma arvan, et Putin kardaks seda Vene rahvale näidata. Eriti neile, kes on selle sõja pärast vihased ja see on Venemaal praegu kasvav elanikkonnagrupp. Aga kirjas öeldakse sisuliselt, et Vene rahvas ei taha seda sõda. Ukraina rahvas ei taha seda. Zelenski ei taha seda sõda. Ainus inimene, kes seda sõda tõesti tahab, on Putin. See algas Putini isiklikust otsusest ja see jätkub Putini tõttu. Ja kui Putin tahab sõda lõpetada, saab ta seda teha kohe piiridel, rindel, kus mõlemad pooled võiklevad. Ja siis saavad nad läbirääkimisi uuesti alustada. Nad saavad läbirääkimisi uuesti alustada ükskõik kus. Zelenski ütleb, kuule, ma ei kavatse Moskvasse tulla, nagu sa mulle ütled või palud. Ja ma tean, et sina ei tule Kiievisse. Poliitiliselt poleks sul võimalik Kiievisse tulla, nii et ma ei oota seda sinult. Zelenski ütleb, et võib-olla saame rääkida neutraalses riigis, silmast silma. Sina ja mina, me saame selle lahendada. Me võime minna Šveitsi, Türki või ükskõik millisesse Araabia riiki, mida sina usaldad ja mina usaldan, ning me võime selle kohe läbi arutada. Aga see ei ole lihtsalt palve. See on ka nagu hoiatus selle kohta, mis Venemaad ees ootab. Ta ütleb, vaata ringi maailmas. Venemaa liitlased kaovad ükshaaval. Alles hiljuti kaotas Ungari Viktor Orban, kes oli varem Venemaa tulihingeline toetaja Euroopa Liidus, oma valimised. Ma kahtlen, et ta kaotas valimised ainult Venemaa pärast. Seal oli palju muidki probleeme, aga ma olen kindel, et toetus Venemaale oli suur põhjus, miks paljud inimesed teda ei sallinud. Tegelikult tean ma, et toetus Venemaale oli peamine põhjus, miks nii paljud inimesed väljaspool Ungarit teda ei sallinud. Nagu te võite ette kujutada, oli see suur asi. Ukraina, riik, keda rünnatakse, esitab avalikult Venemaale rahu ettepaneku. Vahetult enne seda suurt majandusfoorumit, kuhu Putin kutsub maailma juhtivaid mõtlejaid, kutsub ta inimesi nagu Candace Owens ja Andrew Tate, et arutada, kuidas Venemaa probleeme lahendada. Muidugi, Putin ei tahtnud seda, aga kahjuks pidi ta sellega tegelema. Nüüd, selle kirja tõttu oli Putin justkui kahe tule vahel. Sest mäletage, 4 aastat on Putin rääkinud venelastele, et hei, me võtame kogu Ida-Ukraina endale. Tegelikult on ta ka avalikult, või mitte avalikult, vaid juriidiliselt juba lisanud Ida-Ukraina alad Venemaa koosseisu. Ta on muutnud need alad Venemaa territooriumiks, nii et ta ei saa tegelikult rindel sõda peatada, sest see tähendaks Putini jaoks näo kaotamist. Ta kaotaks kogu selle toetuse, mis tal on nende inimeste poolt, kes sõda toetavad. Ja teine pool sellest on see, et kui Putin nüüd selle pakkumise tagasi lükkab, saab temast mees, kes ei taha rahu. Temast saab inimene, kes selle sõja alustas ja temast saab inimene, kes tahab seda sõda jätkata. See pole ka hea olukord, sest Venemaa veetis suurema osa eelmisest aastast, teeseldes, et nemad tahavad rahu. Just Ukraina ei taha rahu. Ja nüüd olukord pöördub. Õnneks meie jaoks reageeris Putin sellele. Nagu ma ütlesin, see avaldati vaid päev enne Putini suurt tippkohtumist ja kui ta lavale tuli, küsiti temalt selle kohta ja ta andis väga põhjaliku vastuse. Umbes 10 minutit rääkis ta sellest kirjast küsimuste-vastuste voorus. Ma muidugi ei näita teile kogu seda osa, aga näitan olulisemaid lõike. Üks asi, mille ma unustasin, oli see, et Zelenski tegi Putini vanuse üle nalja. Putin on 73-aastane ja Zelenski on vaid 48. Ja Zelenski ütles sisuliselt, et kuule, sinu aeg hakkab läbi saama. Võib-olla oled sina läinud enne, kui see sõda lõpeb. Nii et sa ei näe selle sõja lõppu, mille sa alustasid. Kuidas oleks, kui me peataksime selle nüüd? Sest mina olen siin veel kaua. Palju kauem kui sina. Arva ära. Tundub, et see tabas valusat kohta, sest sellele reageeris Putin kohe. Kuula nüüd. Esiteks, selle kirja autor. Ta tõi välja minu vanuse. Nii et... No. Mida ma oskan öelda? Muidugi peaks igaüks oma vanuse peale mõtlema. Aga mulle tundub, et paljud teised poliitikud täidavad oma kohustusi minu vanuses. Ja mõned on isegi vanemad. Peamine pole vanus. See on küll oluline. Kindlasti. See on kindlasti oluline. Aga peamine pole vanus. Peamine on võimekus ja töö efektiivsus. Mõned minu kolleegid, kes, nagu ma ütlesin, on vanemad, kuid neil on üsna palju energiat. Kas nad teevad head tööd või mitte, see on poliitiline hinnang. Aga üldiselt töötavad nad aktiivselt. Nüüd on tõsi. Nagu Putin ütles, et maailmas on juhte, kes on Putinist vanemad. Tegelikult on Trump, Ameerika Ühendriikide president, Putinist vanem. Ja see on miski, mis selgelt häirib Putinit. Kui te mind ei usu, siis vaatame, kuidas Putin oma raha kulutab. Või täpsemalt öeldes, vaatame, kuidas Putin kulutab Vene rahva raha.
Sest alles hiljuti, umbes nädal tagasi, lekkisid dokumendid, mis näitasid, et Putin kulutab $26 miljardit Vene maksumaksja raha isiklikule pikaealisuse uurimisele, püüdes välja selgitada, kuidas ta saaks kauem elada. Ja ärgem unustagem, et eelmisel aastal, kui Putin käis Pekingis, ütles ta salaja Xi Jinpingile, et hei, sa võid 3D printida organeid ja kasutada neid kauem elamiseks. Ta on kulutanud palju aega, et välja selgitada, kuidas oma elu pikendada. Ja tead mis? Me just tegime sellest lühiklipi, nii et vaata seda. Putin kardab surma nii väga, et kulutab $26 miljardit minisigadele, 3D prinditud organitele, krüoteraapia kambritele ja geneetilistele muudatustele. Samal ajal on ta põhjustanud üle 1 miljoni Vene kaotuse sõjas, mille ta ise Ukrainas alustas. Milline silmakirjalikkus. See program, kuhu ta miljardeid kulutab, kannab nime New Health Preservation Technologies. See avalikustati salaja 2024 aastal ning Wall Street Journal uuris põhjalikult, mis täpselt toimub ja sai teada, kuhu kogu see raha tegelikult läheb. See taandub põhimõtteliselt 4 asjale. Esimene neist on bioprintimine. Vene riigiteadlased prindivad 3Ds eluskudesid ja väidavad, et on juba loonud inimese kõhre ning hiire kilpnäärme, eesmärgiga jõuda 2030. aastaks täisväärtusliku inimese organi asendamiseni. Teine asi on see. Las ma vaatan, kas ma oskan seda hääldada. Z-siirdamine. Okei, see polnudki nii hull, aga ksenosiirdamine tähendab põhimõtteliselt inimesele sobivate organite kasvatamist geneetiliselt muundatud minisigade sees. Isegi sellel on sama tähtaeg kui eesmärk, 2030. Kolmas asi on ülimadala temperatuuriga krüoteraapia, mis tähendab põhimõtteliselt kudede külmutamist vananemise aeglustamiseks. Ja viimane on geeniteraapia, mis sihib otseselt rakkude vananemist. Esimene tõeline vihje, et midagi sellest toimub, tuli eelmise aasta septembris. Pekingi sõjaväeparaadil jäi Putin vahele, kui ta ütles Xi Jinpingile, et inimesed võiksid organeid asendada ja saavutada surematuse. Sel hetkel naersid kõik selle üle, aga tead, mis oli kahtlane? Kõik, kes postitasid selle video, näiteks suured ettevõtted nagu Bloomberg või Reuters, said Hiina valitsuselt nõudekirja video jagamise lõpetamiseks. See tähendab, et Hiina valitsus ei tahtnud, et inimesed jagaksid seda klippi, kus Xi Jinping ja Putin räägivad surematusest. Noh, tundub, et nad unustasid interneti esimese reegli. Mida rohkem sa üritad midagi maha vaikida, seda rohkem inimesed tahavad selle kohta teada saada. Ja nüüd me teame, et see programm eksisteerib ja seda juhivad 2 inimest, kes on Putinile väga lähedal. Üks neist on tema tütar Maria Vorontsova, endokrinoloog, kes juhib Venemaa riiklikult toetatud geneetikaprogramme. Ja teine mees on füüsik nimega Mihhail Kolotšak, kes juhib Kolotšaki instituuti. Venemaa müüb seda programmi kui üldsuse hüvanguks mõeldud programmi, aga see on Vene kodanike jaoks natuke liiga raske uskuda. On üsna ilmne, et Putinil on isiklik kinnisidee igavesti elada. Vene meeste keskmine eluiga on umbes 68 aastat ja Putin on juba 73 juba ületanud riigi keskmise. Ja tead mis veel? Tema isiklik arst, see mees, kes väga avalikult ütles, et inimesed peaksid elama 120 aastaseks, suri tegelikult 2 aastat tagasi 77 aastaselt. Ma olen kindel, et see pani Putinit oma tuleviku pärast väga muretsema ja sellepärast kulutabki ta nii palju raha. Igatahes lähme tagasi majandusfoorumi juurde ja keskendume kõige tähtsamale osale, kus Putin ütleb, et ta ei hakka Zelenskiga läbi rääkima, sest päeva lõpuks oli kiri lugupidamatu ja ebaviisakas ning nii ei alusta sa läbirääkimisi. On selge, et kirjas olid punktid, mis talle närvidele käisid. Kuulake tema vastust nende keeldumise kohta. Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Putini jaoks on majandusfoorum samuti poliitiline lava. Ta kasutas seda, et tagasi lükata Vladimir Zelenski avatud kiri. Ukraina president oli tema vanuse pärast narrinud, samuti Venemaa tagasilöökide pärast sõjas, kuid oli teinud ettepaneku kohtuda ja rahust rääkida. On tõsi, et selles on julmuse elemente. Osad sellest kirjast on lihtsalt ebaviisakad. Milleks see on? Et korraldada kohtumine ja läbirääkimised või muuta see võimatuks. Ma arvan, et see on viimane variant. Nii et ma ei pea vastama mitte kirja autorile, vaid meie sõdurid rindel. Ma ütlen neile, et riik on teie üle uhke ja loodab teie peale. Jätkake samas vaimus, vennad. Nii et ma võtan seda kui eitavat vastust. Aga praegu ma veel ei näe selles mõtet. Seal pole mingitki kompromissi märki. Kuigi jätkuv konflikt kahjustab Venemaa majandust. Siin foorumil ütles Kreml, et on avatud lääne ettevõtete naasmisele.
Nemad ei kiirusta tagasi. Ärgem unustagem, et see oli majandusfoorum, mis tähendas, et ajakirjanikud olid kohal, et esitada majandusküsimusi. Ja võiks arvata, et need küsimused puudutavad Venemaad, sest lõppude lõpuks toimus see Peterburis, see oli Vene versioon Davosest, nii et inimesed keskenduvad Venemaale. Nüüd küsiti Putinilt väga ilmset küsimust. Miks on Vene majandus raskustes? Kahjuks ei olnud vastus nii ilmne ja ma olen kindel, et ei suuda ära arvata, kuidas ta sellele vastas. Ta ütles, hei, ärge muretsege Vene majanduse pärast. Eli majandus on raskustes. Keskenduge neile. Kuulake. Muidugi kuuleme igalt poolt kriitikat, et meie majanduses on kõik allamäge läinud. Jah, aga me oleme lihtsalt langenud sellele tasemele, millel euroala riigid on aastaid elanud. Ja me näeme kasvu. Peamine on see, et oleme säilitanud oma makromajanduspoliitika alused. Olen kindel, et edasine edenemine on tagatud. On vaja tagada, et need suundumused kinnistuksid kindlalt ning meie riigi positsioon maailmas ja meie suveräänsus muutuksid veelgi tugevamaks. See oli tema sõnaline vastus. Vene majandusfoorumil vastates küsimusele Venemaa majanduse kohta ütleb Vene juht, et ärge selle pärast muretsege. Keskenduge sellele, mis olemas on. Keskenduge olulistele asjadele. Ärme räägi Venemaa probleemidest. Kas tahate teada selle kõige hullemat osa? Vähemalt Putinil oli vastus olemas. Nüüd, Putin oli laval, nii et ma arvan, et ta teadis, et talle esitatakse selline küsimus, seega oli tal midagi ette valmistatud. Kahjuks Venemaa majandusjuht, mees, kes juhib riikliku investeerimisfondi Kirill Dmitrijev, ma ei usu, et ta oli valmis rasketele küsimustele vastama. Aga kui ta sellesse foorumisse sisenes, kohtus ta lääne ajakirjanikuga, kes oli Venemaal kohal ja see esitas talle küsimusi, mida Kirill ise ei julgenud küsida. Ja kahjuks tunnistas ta seda ise kaameras. Kuulake ise. Esimesele küsimusele vastab ta lihtsalt, aga niipea kui ajakirjanik küsib, kuule, kuidas on selle erioperatsiooniga? Kuidas see majandust mõjutab? Meie poiss Kirill jääb kaamera ees täiesti tummaks. Vaadake ise. Foorumil saime taas kokku Kremli investeerimissaadiku Kirill Dmitrijeviga ja lõpuks tunnistas ta, et majandusel on tõepoolest raskusi. Esiteks, kuidas hindaksite praegu Venemaa majanduse olukorda? Ma arvan, et Venemaa majandus on paremas seisus kui paljudes teistes riikides, sest Ühendkuningriigis ja Euroopas on energiakriis, mis tuleneb nende enda otsusest loobuda Venemaa energiast. Ma ütleksin, et Venemaa majandus on kindlasti paremas seisus kui Ühendkuningriigi ja Euroopa majandus. Aga loomulikult on ka väljakutseid, ning Venemaa majandus tegeleb nende probleemidega samuti. Erioperatsioon, mis on nüüdseks kestnud juba 5. aastat, kas see on majandusele väljakutse? Ärme lasku sellesse teemasse, loomulikult võid sa. See pole juhus. Jah. Lase mul teha. Olgu, hästi. Selleks ajaks püüdis iga foorumi ametnik selgelt oma päeva lõpetada ja avalikkuse eest ära minna. Just siis tuli Ukrainalt järgmine üllatus. Kas tahate arvata, mis see oli? Ukraina droonid. Ja arvake, kuidas me seda teame? President Zelenski ise tegi selle kohta avaliku avalduse. Vaadake ise. On aeg see sõda lõpetada, aga Venemaa juht tahab jätkata võitlust. Seepärast töötavad Ukraina sanktsioonid ehk Ukraina droonid selle agressiooni vastu. Eelmisel ööl lendasid meie droonid umbes 1000 kilomeetri ehk ligikaudu 700 miili kaugusele Peterburi piirkonda, vaenlase mereväe arsenalidesse ja Krasnodari baasi. See Krasnodari asi, olen kindel, et hääldan seda valesti, aga see on saar otse Peterburi ranniku lähedal. Väga oluline saar sõjaliselt vaadates ja kahjuks muutus see Ukraina droonirünnaku tõttu Vene vägede jaoks kasutamiskõlbmatuks. Mis on tegelikult hea uudis, aga liigume siiski edasi. Meie kaugmaa sanktsioonid ulatusid samuti umbes 500 kilomeetri kaugusele Krasnodari piirkonda ja tabasid naftabaasi. Need on olulised tulemused Ukraina relvajõudude, Ukraina julgeolekuteenistuse ja Ukraina kaitseluure ühiste jõupingutuste tulemusena. Venemaa peab lõpetama oma sõja ja peatama oma rünnakud elu vastu. Iga ebaõigluse ilming Ukraina vastu saab õiglase vastuse. Praegu ei ole enam 2022. Ukrainal on võime vastulööke anda ja nad löövad tugevalt vastu. See laskemoona ladu, mille ukrainlased tabasid Peterburis, plahvatas veel tükk aega. See tähendab, et venelased ärkasid ilutulestiku peale, mida nad ei osanud oodata. Ja oluline on meeles pidada, et see on Venemaa suuruselt teine linn. Ja need ilutulestikud, mida venelased kuulsid, ei ole need 4. juuli ilutulestikud, mida meie siin kuuleme. Kuulake seda klippi, mille avalikustas üks vene naine. Lihtsalt kuulake taustamüra.
Siis on meil veel üks klipp ühe vene mehelt, kes tegelikult jutustab täpselt, mida ta kuuleb ja mida ta näeb. Vaadake. Issand jumal, see on lihtsalt hullumeelne. Ma ootan. Noh, siis lähemegi siit kuradisele. Lühidalt laod on peaareeniga Peterburi. Minu arvates kõik plahvatab meil. Lõputult. Seal klaasid kogu aeg torgatakse lühidalt käiku. Sellised lood. Nüüd, siin on kummaline osa. Ülejäänud päeva jooksul ei tulnud Peterburis peaaegu üldse materjali, mis on ebatavaline, sest nagu ma ütlesin, see on suur linn. No see on sellepärast, et Putin tegelikult sulges interneti. Miljonid telefonid ja arvutid ei saanud lihtsalt maailmaga ühendust, ei saanud internetti, sest Putin ei tahtnud droone peatada. Ta lihtsalt tahtis, et inimesed lõpetaksid sellest rääkimise. Nii ta tegi seda, sulgedes inimeste suhtluskanalid. Ja ma olen üsna kindel, et Venemaa on seda strateegiat varem kasutanud. Ma arvan, et kusagil vanas Nõukogude Liidu filmis olen ma midagi sellist näinud. Ma ei tea, kuidas teil on, aga tundub, et Putinile õnnestub Nõukogude Liitu uuesti üles ehitada. Lihtsalt mitte nii, nagu ta ise tahtis. Juhtubki nii, kui alustad 2 päevast sõjalist erioperatsiooni. Hiljuti teatas Wall Street Journal, et isegi Vene eliit hakkab nüüd selle sõja vastu sõna võtma ja kritiseerib, kuidas Putin seda läbi viib. Tegelikult pöörduvad inimesed, kes 2022 aastal seda sõda toetasid, nüüd selle vastu. Need ei ole ilmselgelt inimesed, kes oleksid Vene agressiooni vastu, nad on Vene kaotuse vastu. Seda teemat käsitleme põhjalikumalt meie siseringi liikmetele ja YouTube'i liikmetele. Kui soovid täielikku ülevaadet sellest, kes Putini vastu pöörduvad, mida nad ütlevad ja mida see tema võimu jaoks tähendab, siis saad liituda kanaliga liikmena allpool või minna lehele Basics Insider. See toetus aitabki neil videotetel ilmuda ja ma hindan väga iga ühteist, kes liitub. Jällegi, saad liikmeks hakata allpool või minna lehele Basics Insider. Iga nädal tuleb liikmetele palju uusi videoid ja loomulikult hoiab teie toetus meid käimas.